Tere, hea autospordihuviline! Tahame teile täna näidata, kuidas võiks toimuda kiirendusvõistlus lumisest mäest ülesse. Miks? Sest, et 28. veebruaril käesoleval aastal saab toimuma Kuutsemäe puhkekeskuses tavapärasest veidi erinev sündmus. Kuna kasutusel on ajavõtusüsteem, peavad olema ka mingisugused reeglid. See tähendab seda, et me sõidame täpsusvõistlust, mis tähendab siis seda, et see koosneb ajasõitudest ja eliminaatoritest. Ajasõitudes on kindlaks määratud aja jooksul võimalik proovida starti, kuidas see lumisel pinnal võiks toimuda, kuidas sinu auto käitub lumisel pinnal, kui hea haarduvuse sa suudad leida kas pööretelt startides või ka rahulikult startides ning saad kokkuvõttes 3-4-5 sõiduaega endale kirja. Ajasõitude aegade põhjal saad sa endale indeksi, mis kirjutatakse sulle autoklaasi peale ja mille järgi valitakse sulle ka vastane ja mille järgi alustatakse eliminaatorite ehk siis finaalsõitudega. Start antakse, nagu ennist mainisin, Audi klubi ajavõtusüsteemi abil ehk siis fooriga, nii nagu suvelgi. Erinevuseks võib siin olla see, et kuna start võib olla veidikene kallaku peal ja siis, et vältida seda, et mõni auto vajub tagasi ja me peaksime uuesti seda stardi protseduuri kordama hakkama. Kõigepealt üks auto sõidab pre-stage'i ära ja sõidab ka stage'i ära ja ootab oma vastase järgi. Seejärel, nii kui vastane on jõudnud pre-stage'ist läbi ja kohe stage'i, siis käivitub foor ja antakse start. Püüa ajasõitudes siis kindlasti võimalikult palju harjutada, et sa ei võtaks punast tuld. Kui mõlemad autod on kohalt võtnud, jõuame finišini. Seesama indeks, mille sa oled eelnevalt ajasõitudes välja sõitnud, seda ei tohi sa lõhki sõita. Sa pead sõitma aga võimalikult lähedale sellele. Eliminaatorites võib siis sinu vastane tänu aeglasemale indeksile startida natukene varem. Idee on nüüd selles, et sina, kui saad mõne aja pärast kohe oma stardi, pead sina temast mööda sõitma, õigemini sa pead talle kõigepealt selle lumisel pinnal järgi jõudma, sa pead teda veidi edestama, aga sa ei tohi oma indeksit lõhki sõita. Näiteks juhus nüüd võib tekkida väga vabalt selline. 2 autot stardivad, neist aeglasem indeksi järgi saab varem minema, aga see kiirem auto nüüd saab ka stardi, jõuab talle järgi, sõidab temast veidikene mööda, kuid tulemus on see, et ta sõidab oma indeksi lõhki. Ehk siis võidab siiski aeglasem auto. Näeme siis juba 28. veebruaril Kuutsemäel. Võistlus peaks algama kell 19, küll aga on see kõik alavalgustatud seal, nii et tantsu ja tralli ja möllu ja nalja peaks saama päris korralikult.